Tere tulemast kuulama LHV Noortepanga podcasti Sajaga edasi. Meie podcasti eesmärk on inspireerida noori läbi nende vanuste noorte. Kutsume külla erinevaid ettevõtlikke iseseisvaid noori, puudutame teemasid nende iseseisvaks saamise ning senise elu õppetundidest. Mina olen Jonna ja täna on mul hea meel tervitada siin meie stuudios Racer Worldwide tiimi liiget Jüri Beloffi. Tere, Jüri! Tere, rõim näha ja rõim olla siin. Väga tore. Räägi meile natuke, mis asi on Racer Worldwide? Inimesed küsivad seda asja üsna tihti, aga ma ütleks, et me oleme lihtsalt kamp noori, kes teevad, mida armastavad. See on kõige lihtsam nagu iseloomustamine. Ja muidu see on moebränd ja müüme maailma ümber enda riideid ja arvatavasti te olete ka Tallinnas näinud noori meie bufferite kandmas. Jaa, olen näinud. Et jah, muidu me oleme kõik noored, meid on praegu 15 inimest ja kõige noorem tiimiliigi on mingi 16, kõige vanem on 37. Aga samas, kõik teised on umbes 20-23. Kuidas sa ise seotud Raceriga oled? Mis sa Raceris teed? Kuna ma teen põhimõtteliselt kõike välja arvatud riiete disaini, produktsiooni ja logistikat. Ma produtseerin visuaalkontendi ja tegelen ürituste korraldamisega ja YouTube'iga. Meil on ka YouTube'iga. Just selle juurde ma tegelikult tahtsingi jõuda, et seal YouTube'i kanalis te hakkasite just hiljuti oma nii-öelda saamislugu lahti jutustama. Ütlesi ka Racer sai siis 6-aastaseks. Et natukene võib-olla ka siis sellega seoses, aga mis nagu ajendas seda lahti jutustama või kus see mõte tuli, et võiks hakata nagu rääkima sellest? Ma ei tea, ma ütleks nii, et me ise, kui me olime nagu 15-16, siis me alati otsisime YouTube'is, internetis seda contendi, kuidas nagu inimesed ehitasid enda brändi, kuidas nad said nagu seda, mis neil praegu on, ma ütleks nii, kuidas nad teevad enda tööd. Me tahtsime nagu vaadata sellist behind the scenes asja, aga keegi päriselt ei teinud seda ja me mõtlesime, et me teeme teistmoodi, et me tahame, et jagada enda kogemust ja mõtteviisi ja mõtteid ja et noored jälgiksid ja ma ei tea, me kunagi ütlesime nii, et ma ütlen seda inglise keeles. If at least 10 kids after watching our YouTube channel get inspired and start their own business or their own career and can make money of it, then we can see this project as a successful one. See ei ole nagu tehtud sellepärast, et me tahame seal kuulsaks saada või mingit lisaraha teenida, vaid pigem, et lihtsalt olla koos meie, ma ütleks fännidega, aga jälgijatega. Kuidas te enda jaoks defineerite, mis see Raceri nagu alguspunkt on või et kus see kõik alguse sai? Kui ma eksi, siis oli 2015 või 2016. See oli, algus 2016. Poisid Mihhail ja teised lihtsalt nagu tegid Instagram accounti ja hakkasid postima sinna erinevaid pilte, tehtud filmikaameratega. Mina tol ajal alles alustasin tööd ühes teises videoagentuuris, filmisin pulmasid ja selliseid asju. Ja poisid lihtsalt nagu tegid Instagrami ja mingil hetkel nad otsustasid, et teevad paar huudit lihtsalt enda sõprade jaoks. Tegid mingi 10-20 tükki ja siis
nende terve kamp koolis hakkas neid kandma ja see kuidagi nagu see brändi teema hakkas ilmuma ja kasvama ja seal polnud päris sellist hetki, kus nad otsustasid, et nüüd me teeme brändi, see kuidagi oli väga loomulik ja lihtsalt Razer kunagi ei peatunud, lihtsalt hakkas tegema 6 aastat tagasi ja teeb siiamaani. Aga ma ei ütleks, et midagi nagu muutus meie viisil, nagu kuidas me teeme seda. Lihtsalt ainult me saime palju targem ja produktsioon sai parem. Mõtlen, kui midagi alustada nagu nii noorelt, et üks hetk ikka nagu hakkad siis mõtlema, et no nüüd olen ka nagu täiskasvanu, et peaks mingi nagu täiskasvanu asju hakkama tegema või et võib-olla see oligi mingi noorusea süke projekt, aga et kas te siis nägite nagu nii palju potentsiaali sellele siis nagu edasi kasvada, et sellega ikkagi nii palju edasi tegeleda? Ma arvan küll, et nägime. Mina ise liitusin, Mihhail kirjutas mulle, kui Razer oli hästi pisike veel, 2000 jälgijad Instagramis umbes nii. Ja siis me tegime koos paar muusikavideot, siis ma jätkasin enda muusikavideote režissööri karjääriga ja siis ta jätkas Razeri tegemise. Ja siis mina liitusin Razeriga, kui aasta möödus, siis Razer oli juba kasvas mingi 10 korda ja oli juba 30 000 jälgijad seal Instagramis. Aga ma arvan, et potentsiaal oli küll üsna suur, kuna kui see asi ilmus Eesti turul, siis mitte keegi ei näinud midagi sarnast varem. Ja oli kohe näha, et seal on midagi. Ja ma ei tea, tuleb lihtsalt nagu brave olla ja teha, mida armastad. Ma arvan, et ükskõik mis projekt teil on, te lihtsalt peate ei tohi peatuda ja siis see nagu kunagi tuleb. Jah, ma olen väga nõus. Aga siis, kui sind kutsuti Razeriga liituma, siis sa ütlesid, et juba oli mingisugune kasv toimunud sellest väiksest faasist. Kui palju sa seda tausta tead, et mis hetk see oli või kus see nii-öelda esimene suurem kasv toimus? See on väga hea küsimus. Ma nagu ma ütleks nii, et seal polnud midagi kindlat, mis nagu lükkaks brändi edasi. See on nagu sümbioos asjadest, mis aitasid. Nagu see on tõusis riiete kvaliteet, tõusis produktsiooni kiirus, tõusis logistika kiirus, tõusis tiim natuke kasvas. Et kõik nagu hakkas kiiresti liikuma. Samas aitas see, et neil oli enne seda esimesed paar aastat nad nagu droppisid mingid huudid, siis tegelesid teise huudiga või teise disainiga paar kuud, siis jälle droppisid, et neil polnud mingid selectionid veebilehel. Et samas praegu ilmus see riiete selection, et klient sai valida vähemalt 5 asjadest, mida ta tahab. Ja sellepärastki nagu et nii palju asju nagu arenesid ja see andiski selle lükke. Aga ma ei saa öelda, et seal on mingi üks konkreetne asi. Ja. See on nagu mitu korraga. Ja. Üks hetk siis, kui ettevõte, nagu sa ütlesid ka, et nüüd on teid juba 15, et see hakkas kasvama ja siis tuleb maksta palkasid ja selle jaoks on vaja ikkagi piisavalt palju nii-öelda stabiilset sissetulekut toota, et kas mingi hetk oli ka mingi hirm, et võib-olla äkki see on liiga julge samm või see tundus täiesti nagu orgaaniline süke edasiminek, et?
ikka, ma arvan, et ikka oli natuke hirmus, aga ma ei tea, Mihhailil on selline mindset, et see on nagu, ta võtab seda vastu nagu startup projekti ja ta võtab rohkem inimesi, kui on vaja, nagu hetkel. Ma ütleks, et seal on mõned inimesed, keda me üldse vaja, kõik nagu teevad tööd, kõik on vajalikud, aga samas me hästi julgelt võtame inimesi juurde, sellepärast, et kui meil järsku tuleb kasv, siis me tahame, et meil oleks see maht nagu inimeste hulgas, kes saavad seda ekstra ja lisatööd nagu kohe tegema hakata. Kui meil tuleb kasv ja rohkem kliente ja rohkem vajadust meie riietes ja samas, kui meil selle hetkel ei ole inimesi, siis me lihtsalt nagu kaotame seda võimalust ja ei müü seda, mida me võiks müüa. Et nagu hetkel meil on selline mindset. Kas te olete teinud päris mitu kolläbi ka erinevate artistidega ja kas see on ka olnud nii-öelda ettevõtte mingi strateegia või see on lihtsalt mingi äge asi, mis te olete nagu tahtnud teha ja kas sul on mingi lemmik või kolläb või keegi artist, kellega te olete koostööd teinud? Kuna ma natuke tegelen kommunikatsiooniga ka, et ma ise nagu suhtlen artistidega ja brändidega, kellega me nagu teeme koostööd või teeme tulevikus. Et seal on väga palju inimesi ja väga palju brände, kellega meil oli nagu koostöö sündimas, aga samas see ei jõudnud mitte kuskile. Et mis see takistus on olnud? Ma ei tea, aeg või ükskõik mida. Samas nagu kui sa ei tea inimest nagu isiklikult, siis on väga raske seda koostööd alustada. Kuidagi ta, ma ei tea, lihtsalt sa võid suhelda temaga online, siis ta kaob ära. Siis sa ei näe, nagu sa ei saa vastust nädala aega või midagi, siis kuidagi jätkad enda asjadega edasi. Nagu see on online'is on üsna raske seda koostööd alustada. Aga samas ma ei tea, ma ütlen ühe inside'ide jaoks, ma ei tea, kas ma võin üldse seda rääkida, aga samas praegu me oleme suhtlemas Sanrio brändiga, kes ühesõnaga aasta pärast tuleb välja Raceri ja Hello Kitty collab. Väga lähe. See on nagu üks see collab, mida me praegu nagu pushime ja suhtleme inimestega Sanriost. Kas nad approachisid teid ise või te? Ma saatsin meili Hongkongi suht suvaliselt. No proovime lihtsalt. Saatsin neil on seal mingi marketing department Hongkongis, siis nad saatsid seda meili edasi Itaaliasse ja siis Itaaliast vastas üks Roberta, kes nii-öelda tegeleb selle license agreementiga nagu Euroopas. Et vedas, ma ei tea. Vaatame, mis saab. Aga samas me ei ole nagu, see ei ole veel alganud, aga samas me oleme nagu juba alustame mingid tööd ja nende tingimus nagu sobivad meile. Kas see, et nii-öelda võtta mingitest võimalustest kinni või ongi mingitele inimestele kirju saata ja lihtsalt proovida. Kas see on ka nagu üks süke asi, mis sa ütleks, et on võib-olla kuidagi nagu aidanud edasi või nagu aidanud kasvada, andnud võimalusi, et oletegi lihtsalt proovinud ja... No, need cold approaches, cold emails ja asjad on suht ohtlikud. Ma olen saatnud, ma ei tea, 1000, enda elus 1000 emaili ja nii-öelda cold emaili, et ma ei teadnud, kas ma saan vastata või ei. Ja see on riski asi, ma pigem ei soovitaks nii teha. Ja samas nagu kui sa isegi approachid kedagi, kes nagu ei ole huvitatud
koostöös sinuga, siis ma arvan, üks tähtis asi on see, et sinu projekt ja sinu asi, mida sa teed, oleks lahe. Kui nagu sinu toode või mis iganes su business ei ole nagu hea, siis ära isegi kirjuta, pigem tööta nagu iseenda kallal algusest, jah, ja siis juba approach'i. Kas sa tead öelda ka, mis on teie kõige mingi kallim, siuke riskim mingi toode olnud, mis te olete tootnud ja kunagi ei tea ju, kuidas läheb, et kuna riiete produktsioonis ma ei tea väga palju, aga ma ütleks nii, et iga toode on riski asi. Et nagu mitte keegi mitte kunagi ei tea, kuidas nagu saab. Samas kõige popim toode, mis meil kunagi olnud, ma ei tea, kas sa jälgid meid, äkki sa saad nagu ise arvata. Ma arvan, et need bufferid. Bufferid? Yeah. See on 3. koht. Jah? Yeah. Need kootud kampsunid? See on kõige popim on meil crossnet sweater. Jah, tean. Et need on 2 väri ja samas kui me tegime neid esimest korda, siis ma ei mäleta täpselt, ma ei taha valetada, aga ma usun, et see amount oli hästi väike, kuni 100 tükki tellisime ja esimene nädal oli müüdud 3 tükki, ma arvan. Et algusest mitte keegi ei saanud aru, mille jaoks see on, nagu, kuidas seda kanda. Aga samas kuidagi aeg möödas ja palju saatsime neid influenceritele, tegime targeting, reklaami ja asju ja kuidagi saime seda got this ball rolling ja nüüd see on nagu kõige populaarsem asi, mida me üldse kunagi, mis oli meil müügis. Ja, ma olen seda TikTokis vist kõige rohkem näinud, ma arvan teie toodetest. TikTokis see oli päris suur asi. Aga Racer on ikkagi päeva lõpuks äri ja peab tootma kasumit, et kas te olete kunagi ka mingisuguseid rahastusi või investoreid taga jäänud või pangast laenu võtnud või kõik on lihtsalt puhas müügitulu? Ma ei tea, palju ma võin sellest rääkida, aga mina liitusin, kui oli juba mingi income olemas. Et enne seda esimesed 3-4 aastat poisid tegid tööd lihtsalt nagu huudi eest. Usaldamas selle projekti ja nagu seal polnud mingit suurt raha. Nad teenisid paar sotti kuus ja panid kõike tagasi nagu brändisse. Ja samas esimesed nagu edukad müügid olid sügisel 2020 vist või 2021 just nende bufferitega. Ja siis tuli mingi raha sisse ja mina tulin juba ja sain nagu palga seal. Aga seal polnud mingit toetust vanematest ega midagi. Ma võin öelda, et see oli nagu kõik enda rahaga tehtud. Vist oli mingi hetk mingi laen võetud, aga samas see oli nagu tagasi makstud kuu pärast või midagi. Et seal polnud midagi. Meil pole investoreid. Meie investorid on meie kliendid. Põhimõtteliselt küll, nii on. Te olete teinud 2 pop-upi välisriikides. Räägi üldse, kus see kõik alguse sai, kust tuli see mõte sükest asja teha, tahe, huvi ja olgem ausad ka raha, et sükest asja ette võtta? No esimene pop-up oli Pariisis. See oli sügis, see oli september 2021, kui ma ei eksi, 1,5 aastat tagasi. Ja meil oli 100 000 jälgijad, umbes ma arvan tol ajal. Ja meil olid mingid
influencerid, sõbrad seal Pariisis, kes alati meile kirjutas, tulge siia, tulge korraldage midagi. Ja siis mõtlesime 2 kuud enne Fashion Weeki, et me tuleme, korraldasime pop-upi ja me ei teadnud üldse nagu, kuidas tuleb välja. Me mõtlesime, et tuleb päriselt mingi 10 inimest 2 päeva jooksul. ja me palusime enda sõpru Tallinnast tulla. Lõpus tuli umbes 50 inimest Tallinnast, kes ostid enda lennupiletid, bookisid endale hotellid seal. Me nagu maksud millegi eest, nad tegid kõike ise. Ja lõpus, esimesel päeval me oleme šokeeritud, et paar tundi enne avamist ilmus järjekord, kui oli, ma ei tea, 100+ inimest. Ja lõpus sel päeval, meil oli nagu 2 korrust seal, alumine korrus, kus meil oli nagu live show ja kohalikud artistid nagu esinesid seal ja oli DJ set, tegelikult Flex poisid tulid ka nagu selline Eesti, ma ei tea, kes sa tead, Flex Fest ja Flex nagu party. Nad tulid ja tegid seal DJ seti ja esimene korrus oli siis pop-up, kus meil oli tattoo-nurk, kus inimesed said teha nagu tattoo-meie disainiga ja muidugi riitenurk. Ja lõpus me pidime shutdownima seda eventi kell paar tundi enne varem, kui oli planeeritud. Seal oli lihtsalt nii packed ja nii palju inimesed, nagu oli raske hingata seal sees. Ja see koha omanik Ben oli õues ja oli šokis ka. Kus te selle koha üldse leidsite või saite? Või? Seal on ma leidsin mingit veebile gopopup.com ja seal oli üsna palju kohti, kes mida pakutati pop-upide jaoks. Ja siis ma kuidagi leidsin seda koha, tegin videokõne omanikuga. Omanik on siuke hästi lahe mees, tema nimi on Ben, ta ei osanud millegi pärast nagu keerata ümber nagu enda kaamerat, et näidata space'i, siis nagu front kaameraga nagu näitas ennast ja samas ta nagu pop-upi. Oli väga raske aru saada, mis seal kus asub, aga samas me ikka nagu bookisime ja tegime seal seda asja. Aga te läksite ise sinna koha peale seda asja üles ehitama ja tegema? Ja. Alguses meil oli renditud ainult see esimene korrust, mitte alumine. Ja kui me rentisime kõlarid siit nagu Tallinnast Mustamäelt, tõime enda bussiga sinna. Meil oli 2 suurt subwooferi, 2 ülemkõlarid. Ja kui me hakkasime neid nagu sisse tassima, siis Ben oli seal kohe peale ja ta ütles, Jüri, no. This is too loud for everyone. I have to give you the basement. Ja siis me saime nagu seda alumist korrust ja tegime seal seda party areat. Ja Ben oli šokeeritud ja ta siiamaani kirjutab kommentaare Mihhailile näiteks. Mihhail, if you are in Paris, come see me. We're having a great pop-up right now on the same place where your pop-up took place. Et nagu ta kuidagi siiamaani püsib nagu meiega suhelda ja seda kontakti hoida. Alati kirjutab, et we still have your stickers on our windows. We're never removing them because this was a legendary pop-up. Ja see oli päriselt nii nagu palju artiste tuli ja palju põnevaid inimesi ja ma ei tea, see oli lihtsalt parim päev üldse. Muidu nagu kui rääkida rahast, siis ma võin öelda, et pop-upi korraldamine, just selle pop-upi korraldamine maksis mingi 10 000, umbes nii. Võib-olla pluss miinus 2000, ma ei mäleta täpselt. Aga samas me nagu ei teeninud sealt midagi. See riiete müügist ei teeninud midagi tagasi? Ei, mingi saime 0x lõpus.
et aga samas see ei ole nagu, see on hästi raske, isegi kui tuleb 1500 inimest 2 päeva jooksul, sa kunagi ei tea, kes mida ostab ja kas ostab üldse, nagu paljud tulevad lihtsalt vaatavad või tantsivad või joovad tasuta alkoholi või mis iganes. Aga samas oli hea süke promotional asi. Isegi kui sa küsid nagu sellest 2 aasta pärast siin podcastil, siis nagu vist me tegime õige valiku. Kas see Berliini pop-up toimus ka Fashion Weeki ajal, see oli aasta hiljem või? Jah, see oli eelmine suvi. Ei, see oli palju tagasihoidlikum ja me lihtsalt kutsusime enda sõpru, kes on modellid, influencerid, mingid meie fännid Saksamaalt tulid ka kohale. See oli palju tagasihoidlikum ja seal polnud mingit shutdowni ega midagi sellist, mis oli Pariisis, aga jah. Ma ei tea, kas me näitame neid, ma võin pilte ka saata, et me näitaks neid videos ka. Jah, võime küll. Siis kes tahab näha pilte, siis saab vaadata YouTube'ist videot. Aga nagu sa mainisid ka, et te kutsusite palju oma sõpru ja väga suur nii-öelda osa reisserist on teie see kommuun ja te korraldate oma kommuunile ja oma inimestele ka eraldi üritusi. Räägi natuke võib-olla sellest. Mis ja miks ja mida? Mida sa mõtled? Kas oma nagu reisseri fännidele või on need kliendid või keda te kutsute oma nendele üritustele? Näiteks teil oli just hiljuti selle uue launchiga seoses kinos tegite mingit movie premiere'i? Jaa, see movie premiere oli lihtsalt nagu campaign meie Instagrami jaoks, nagu päriselt ei näidanud seal mingit filmi. Aga jah, ma ei tea, me alati kuidagi katsume toetada neid inimesi, kes toetavad meid. Me alati teeme giveaway'd ja iga pop-up, mida me korraldasime, me ostsime paar piletit, loosisime välja ja ostsime paar piletit meie jälgijatele, kes nagu tulid kohale ja nagu olid seal meiega. Et ja see kommuun on päris tähtis asi meie jaoks, me ei taha, et nagu meie jälgijad, me tahame, et nad tunneksid nii, et nad on koos meiega. Kuna see on päriselt nii, kui nad ostavad meie asju, siis nad toetavad meid, siis nad on juba kuidagi brändi tiimis, ma ütleks. Kas te oskad öelda ka palju üle maailma erinevaid mingid riike või kes teie nii-öelda kliendid on? Jah, see on nagu on aru saada brändi nimes, me ümber maailma ja ma arvan, praegu kõige suurem turg, mis on 25% on USA ja siis ülejäänud 70% on, ja ma ütleks 60% on üsna, on kuidagi spread out around Europe, see on, ma ei tea, Saksamaa, UK, Prantsusmaa ja ülejäänud 15% on evenly spread around the world. Austraalia, natuke Aasia. Kas see USA turg on mingi siuke goal eesmärk, kuhu tahaks rohkem jõuda või? Ma ei ütleks, et me kuidagi, see oli meie goal või midagi. See kuidagi sai kõige suuremaks ise. Me nagu ei pushnud seda väga. Aga samas ma arvan, see on lahe. Meile see meeldib. Ei, kasv on alati tore. Reisilil on ka väga äratuntav disain ja te väga palju rõhku panete ka oma kampaaniatele. Kust tuleb inspiratsioon? Oi. Ma ei tea, me viimasel ajal me hästi palju vaatame nende asjade peale, mis olid tehtud kunagi ammu tagasi.
mis olid tehtud visuaalselt nagu kui me räägime visuaalkampeenidest, meie piltidest ja videotest, siis me vaatame pilte, mis olid tehtud meie vanematega, mis meie vanemad tegid kunagi enda DSLR kaameratega või midagi, siis me katsume kuidagi seda stilistikat muuta ja luua midagi, mis on uut moodi tehtud. Ma ei tea, inspiratsioon on nagu selline küsimus, me kunagi ei tundnud nii, et meil nagu pole ideid või midagi. Meil on alati mingi soov midagi teha või on mingi mõte. Igalt poolt tuleb ausalt. Nagu filmidest, muusikast, Pinterestist, ükskõik kust, nagu igalt poolt. Kas te olete enda jaoks ka mingi siukse eesmärgi pannud või et te saaksite, mis see hetk on, kui te saaksite enda peas kuidagi öelda, et nagu now we made it nagu? Ma arvan, et meil pole mingit lõpp-eesmärgi. Ma ütleks nii, et meil on lihtsalt nagu visioon, kuhu me tahaks jõuda, aga samas, kui me liigume edasi, siis see visioon ka muudab nagu, see läheb ka edasi. Nagu 5 aastat tagasi meile unistus oli olla siin, kus me praegu oleme. Et nagu, et nagu meie unistus ja meie liigume sama kiirusega edasi. Ma ütleks, et meil on nagu mingi exact goal set, aga ma ei tea, lähitulevikus me töötame väga palju praegu enda teeme jalanõud varsti. Meil on juba 1 paar tehtud, 1 disain, nüüd tuleb palju rohkem selle aasta jooksul ja see on nagu selline hästi suur projekt ja suur asi. Oleme raiskanud 2 aastat juba selle peale. Nii et nagu teeme lõpuni ja vaatame, mis saab. Samas meil on arenemas meie muusikaprojektid, mida me katsetame juba aasta aega. Et võib-olla mingi hetk Reiserist tulevad ka muusikaartistid, kes teab. Ja samas kolläbid. Eks jah, neid kasvuvõimalusi ja potentsiaale ja erinevaid asju, mida teha on tegelikult lõputult. Ja muidugi. Kas, mis arvad, mis on teie jaoks kõige suurem fail või ebaõnnestumine olnud? Fail. Mingi kampaania või projekt või mingi asi, mis te arvestate, et oleks võinud väga hästi minna, aga ei nagu toiminud ootuspäraselt? Ma tea, vist polnud mingit faili, mis nagu peatuks meie kasvu või midagi sellist nagu, polnud mingit faili, mis nagu pani meid istuma ja mõtlema, mis fail see oli. Et nagu oli palju asju. Nagu kui rääkida nendest visuaalkampeenidest, mida me paneme välja, ma ütleks, et me ei pane välja poole, mida me tegelikult teeme. Et ma ei tea, kas see on fail või ei ole, ma ei ütleks nii, see on nagu lihtsalt nagu tööprotsess ja kasv. Kui rääkida riietest, siis muidugi olid nagu sellised juhtumid, kui me tellisime nagu mingid joped 300 tükki ja siis 300 tükki on mingi praakiga või nagu, kas see on fail või see on nagu kasvuprotsess? Ma ei tea, ma ütleks, et oli midagi nagu sellist, mida ma võin nimetada failiks. Eks igast asjast annab vast mingi õppetunni võtta või näha positiivset nii-öelda. Jah, ma arvan ka. Aga enne kui me selle otsa siin vaikselt kokku hakkame võtma, siis võib-olla mida sa ütleks iseendale või kogu tiimile 5 aastat tagasi, et
ma ei tea, kiitke ennast mingi hea asja eest, mis te olete teinud või mingi asi, mis oleks võinud teistmoodi või mingi mõte? Raiska, mida ma ütleks endale? Raiska veel rohkem aega töö peale, et nagu keep concentrated. Ja aga muidu üldiselt ma ütleks tubli töö, pange edasi. Ma ei tea, nagu ma arvan, et nagu seal polnud päris mingit võimalust teha mingit pisi asja teistmoodi, mis muudaks terve pildi nagu dramaatiliselt. Et nagu ma ei usu. See kasv oli nagu hästi loomulik ja kõik on tublid, kõik tegid tubli tööd. Aga ma saan aru, et teil praegu on nii-öelda suve tropp pooleli, et aga mis what's next, mis järgmise paari kuu jooksul Raceril tulemas on? Hästi palju asju. Kui ma ei eksi, siis rohkem kui 10 asju kindlasti. Meil tuleb see homme või neljapäeval on drop. Erinevad jeansed, teksad, shorts, flip-flops, prillid, jalanõud suve lõpus. Väga palju asju. Jälgige. Jälgige, jah. Aga aitäh, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Ja oli väga meeldiv. Ma arvan, et siin täpselt see sama mõte vast kannab edasi, et kui, mis sa ütlesidki nende teie videote kohta, et kui vähemalt 10 noort vaatab ja üks nendest saab mingi inspiratsiooni või mõtte, siis on eesmärk täidetud. Ja. Loodame, et nii ongi. Just. Sajaga edasi. Just, sajaga edasi. Aitäh kõigile kuulajatele ja ka kõigile vaatajatele.